Pala on äärmiselt romantiline, erootiline, nii nagu siin definitsioonis eelnevalt kirjeldati, lausa dramaatiliselt erootiline, aga ennem veel ma loen viimase lõigu teile Vikipeediast armastuse definitsiooni artiklist ning see jupikene räägib kellestki näitekirjanikust. Aristofanes räägib armastusest müüdi kaudu. Kunagi koosnes inimsugu meessoost, naissoost ja mõlemasoolistest olenditest. Igaüks neist olenditest oli ligikaudu kerakujuline, 4 jalaga, 4 käega, 2 ühesuguse vastassuundadesse pööratud näoga ümaral kaelal ning 1 peaga, mis võis vastassuundadesse pöörduda. Lumememme. Kujutate siis endale ette selliseid inimesi. Need ümarad inimesed 4 jalaga olid väga uhked ja ülbed, nii et nad koguni ründasid jumalaid. Nad muidugi mõista jäid kaotajateks, aga Zeus halastas neile, et jumalate austamine ja ohvrid võiksid jätkuda. Et aga tulevikus ümarate inimeste mässu ära hoida, tegi ta inimolendid nõrgemaks, poolitades nad. Iga pool igatses nüüd taga teist poolt, millest ta oli ära lõigatud. Nii tekkis armastus, mida inimolendite seas varem ei olnud. Kui pooled said jälle kokku, siis nad embasid teineteist ja üritasid kokku kasvada. Zeus viis inimeste suguelundid keha teisele küljele, nii et mõned inimesed said teineteist emmates uusi inimesi sigitada. Sellest ajast on inimene alati otsinud oma teist poolt. Armastus on seega. Ühe noormehe erootiline nägemus samal teemal umbes vanasti, kui veel ajakirju ei olnud, näiteks Playboyt, siis oligi laulud üks vorm siis teineteisele erootilisi lugusid rääkida. Natukene pastoraalne lugu, kuidas siis noor karjapoiss jääb magama ja näeb unes oma unelmat naist. Ma arvan, et naist mitte leidu. Ja siis, kui ta üles ärkas, pidi ta tõdema, et jah, mul jällegi on vaid tühjad pihud. Leidsin lehestiku viilust, kus mu sammud seisatama jäi. Seal oli toos hingelõrd ja ilus, käsi temal kandis lillepäid, 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 lillepäid. Kuldsed juuksed kerged laenetasid, rohelisel murumätta peal. Alapastrid puudetasid, roosiõie karva armsasti, 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 armsasti. Ei ma raatsin teda äratada, kaua seisin magusin. Üha tundmist oli täis mu keha, nii et oleks langenud põlvili, 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 põlvili. Aga mul uni langes laugel, jo vastusest tõusin istuli. Karjapasun kostis kõrvu kaugel, aga näha polnud kedagi, 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 kedagi. Ei tea, mis teha, aga tahtista mina keerasin end magama. Olen veel kord, puhuda tuul ja liigub laev. Kuid
tekki liigutas, säkki hellalt kiigutas. Hooled merevurs, puhuvad ja liigub laev. Siis vaatasin, et kohotott töökorda tõusis muuseks tatt. Hooled merevurs, puhuvad ja liigub laev. Siis läbi käis mul pealuu sees, see heiti minu kõrval naharmees. Hooled merevurs, puhuvad ja liigub laev. Siis püsti kähkuga laiad vendikud timmi said. Hooled merevurs, puhuvad ja liigub laev. Veel rukku august kuulasin kõik patid matid. Hooled merevurs, puhuvad ja liigub laev. Ja päike kuum, rand ja pall.